Ah. Läbi oma senise tööelu olen ma alati püüdnud laste heaolu ja huvid esikohale seada. Nii ka praegu, kui ma koos oma Sotsiaalkindlustusameti kolleegidega mõnele sünnivanematest ilma jäänud lapsele pere otsin. Mul on olnud võimalus tutvuda väga paljude toredate peredega, kes endas just sellise ressursi on üles leidnud. Ja mulle meenubki üks pere, kes alustas koos minuga oma lapsendamisprotsessi. Meenub ka selline esimene nendega kohtumine ühel pealelõunasel ajal meie kontori vestlusruumis. Nad kuulasid väga tähelepanelikult seda infot, mis ma andsin neile, kuidas olla lapsendaja pere. Neil oli väga palju küsimusi. Nad soovisid koos minuga arutleda, milline on nende valmisolek, mida nad saaksid veel enda jaoks ettevalmistamiseks ära teha ja mida nad saaksid omalt poolt pakkuda lapsele, kes ei ole nende bioloogiline. Vestlusest selguski, et nendel on endal peres peagi täisealiseks saav poeg, kes on samuti siis vanemate mõtete ja soovidega kursis ja toetab neid igati. Just tema oligi see, kes soovitas seda esimest sammu perel teha. Hiljem, kui ma läksin pere juurde külla, et pereuuringu intervjuud läbi viia, siis ma kohtusin nende pojaga. Ja ma tõdesin, et tõepoolest ta on sellest protsessist väga teadlik. Ta toetab oma vanemaid. Ja ma sain sellest kindlust juurde, et kui perre tõesti ühel päeval laps tuleb, siis on ta oma vanematele igati toeks ja võtab selle perre tulnud lapse soojalt vastu. Peagi oli võimalus perel osaleda kasuvanemateks ettevalmistaval Pride-koolitusel. Peale koolituse lõppemist sain ma uuesti perega kokku, et arutada selle üle, milline on nende valmisolek nüüd hakata lapsendaja pereks. Sain teada nendega vestlusest, et nad said koolituselt väga palju teadmisi ja nende valmisolek lapsendajaks saada oli veelgi suurem. Peagi kohtusid nad ühe väga traumeeritud lapsega, kes hiljem läks siiski oma bioloogilisse perre tagasi. Sellest tekkis mul mõte pakkuda perele osalemist traumakoolitusel, mis eelkõige on mõeldud kriisi- ja erihooldusperedele. Pere otsustaski sellest koolitusest osa võtta ja selle lõppedes leidsid nad endast teadmised, miks mitte nad ei võiks hakatagi kriisihoolduspereks. Nad mõistsid, et just perest eraldatud laps vajab koheselt ja kiirelt turvalist ja hoolivat keskkonda ja nemad saavadki seda just omalt poolt pakkuda. Nad mõistsid ka seda, et oma tööelu tuleb seada nii, et vaid paaritunnise etteteatamisega peavad nad olema valmis selle lapse jaoks olemas olema. Hiljem selguski, et nende meeskonnatöö oli nii suurepärane, et nad said korraldada oma töövahetustega, samal ajal olla lastega, kes nende perre tulid, pakkuda lastele erinevaid tugiteenustel osalemisi. Nad suhtlesid väga paljude erinevate spetsialistidega ja tegid koostööd nende laste tuleviku osas. Kriisihooldusperre või erihooldusperre tavapäraselt oodatakse ühte last korraga. Sellel perel juhtus nii, et neile tuli korraga 3 venda, kes olid kõik erinevas vanuses ja erinevate vajadustega. Pere lihtsalt otsustas, et nad proovivad, kas nad saavad hakkama. Perele oli kõige suuremaks väljakutseks nende 3-toaline korter, mis tuli ümber korraldada nii, et korraga mahuks ära 3 voodit ja veel leiaks kõigile neile lastele vajalikku privaatsust. Aga nad tulid väga kiirelt ja suurepäraselt selle ümberkorraldamisega toime. Et 3 venda läksid edasi elama Lastekülla. Ja selleks, et pere süda jääks rahule, otsustasid nad lastega koos sinna Lastekülla minna, et uue koduga tutvuda ning lapsi kolimiseks paremini ette valmistada. Selles peres olid lapsed kõige pikemalt kokku 6 kuud. Pere teadis, et lapsed võivad olla ajaliselt nende juures mõnest päevast kuni poole aastani. Sõltuvalt sellest, milline on laste taust, nende lugu, milline on nende vanemate võimekus, sõltuvalt ka sellest, milliseid otsuseid kohus või lastekaitse teeb. Nad tegidki koostööd väga erinevate lastekaitsespetsialistidega, samuti bioloogiliste vanematega ja ka nende peredega, kes siis olid valmis püsivalt lapsed enda perre võtma. Neil oli alati väga hästi kokku võetud, millised on laste isikuomadused, mis paneb nende laste silma särama
ja mis veel võiks arengu poolest ette võtta. Üks väga eriline lugu oli selle perega, kui nende perre tuli pisikene tüdruk, kes oli sellel hetkel oma arengust väga palju maas. Arstid ei osanud prognoosida, kas see laps hakkab kunagi üldse iseseisvalt keerama, istuma või samme tegema. Sellel ajal oli bioloogiliste vanemate hooldusõiguse küsimuse vaidlus alles kohtus ja lastekaitsjate ootus meile Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidele oli, et me leiaksime sellele tüdrukule püsiva pere. Seni toimetas kriisihooldus-pere selle lapsega. Nad käisid lastehaiglas uuringutel, füsioterapeudi juures ning tegid igapäevaselt kodus soovitatud harjutusi. Nad motiveerisid last ümbruse vastu ja asjade vastu huvi tundma, püüdlema ise nende asjade poole liikuma ja lõpuks ka siis pereliikmete järele liikuma. Nad ei arvanud hetkekski, et sellel lapsel ei ole arengupotentsiaali. Nad märkasid igapäevaselt erinevaid edusamme. Tasapisi see laps jällegi sai tagasi usalduse täiskasvanud inimeste vastu ja sealt tekkis tema esimene kiindumussuhe. Ma loodan väga, et on peresid, kes leiavad, et neis on samamoodi valmisolekut ja ressurssi pakkuda turvalist ja hoolivat kodu mõnele lapsele. Kriisi- ja erihoolduspered ei ole kunagi selles protsessis üksi. Lisaks meile Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidele on ka väga toredad toetavad koostööpartnerid Tallinna Lastekodu ja SOS Lasteküla näol. Peredega tehakse leping, mis võimaldab maksta tasu ja kui peres on laps, siis lisaks ka lapse isiklike kulude katteks toetust. Perede kõrval on ka peretoetaja, kelle poole saab igal hetkel murede rõõmudega pöörduda, nendega vestelda, arutada, nõu küsida. Kui laps liigub perest edasi, siis on võimalik perel kasutada väikest puhkust. Samuti ka supervisiooni ja psühholoogilist nõustamist, mis aitab nende ressursse taastada ja hoida. Käesoleval ajal on üle Eesti 3 kriisi- ja 3 erihoolduspere, kuid suheldes kohalike omavalitsuste ja koostööpartneritega on selge, et neid peresid oleks vaja palju rohkem.